CCTV turvakaamerad toimivad peamise vahendina kuritegude nagu sissemurdmised ja autovargused ennetamisel. Paljudel juhtudel jäävad kurjategijad siiski kaamerasse, kuid neid ei tuvastata kunagi. Sama võib öelda ka mõnede kadunud isikute juhtumite kohta, kus neid nähakse turvakaamera salvestisel, kuid neid ei leita kunagi. 47-aastast Pamela Butlerit pole tema pere ja sõbrad näinud ega kuulnud alates 14. veebruarist 2009. Ja politsei on võtnud tema poissõbra Jose Rodriguez Cruz'i vahi alla, kuna nad usuvad, et just tema on Pamela kadumise eest vastutav. Nende kahtlused tekkisid, kui nad vaatasid Pamela kodu valvekaamera salvestisi ning see, mida nad nägid, pani neid kohe kahtlustama, et tegemist on kuriteoga. Oma kadumise päeval pidi Pamela pidama sõbrapäeva õhtusööki koos oma ema, Thelma ja Rodriguez Cruz'iga. Aga ta ei ilmunud kohale. Avaati kadunud isiku juhtum, kuid uurijad ei suutnud temast ühtegi jälge leida. 2016 aastal kuulutati Pamela ametlikult surnuks. Siis avastati, et Rodriguez Cruz oli samal ajal abielus 2 naisega ning tema esimene naine oli salapäraselt kadunud. Pamela maja valvekaamera salvestised näitasid, kuidas Rodriguez Cruz saabus ning käis 4 päeva jooksul mitu korda majast sisse ja välja. Arvatakse, et just selle aja jooksul hävitas ta tõendeid, hoolimata tema väidetest, et Pamela oli nende suhte lõpetanud ja tema käis majas korduvalt vaid oma asjadele järele. Rodriguez Cruz arreteeriti ja tal esitati süüdistus kuritegudes Pamela ja tema endise abikaasa vastu ning pärast süüd tunnistamist mõisteti talle 52 aastat vangistust. Pamela pole kunagi leitud, kuid politsei on tema juhtumi nüüdseks lõpetanud. 19. Nebraska osariigis Plattsmouthi muuseumi valvekaamera salvestis pani paljusid inimesi küsima, kas elutud esemed võivad olla kummitatud, sest üks hoones olevatest kaameratest jäädvustas midagi, mis ei tohiks olla võimalik. Kõnealune muuseum kannab nime Museum of Shadows ning selle lõid demonoloog Nate Raidman ja tema abikaasa Kate, kes on vaimne meedium. Koos koguvad ja eksponeerivad nad kogu maailmast pärit esemeid, mida peetakse kummitatuteks ning muuseumist sai kiiresti populaarne nii turistide kui ka kohalike seas. Turvakaamera salvestuse ajaks olid nad kogunud üle 3000 sellise eseme. Nende hulka kuulusid nukud, mis väidetavalt liiguvad iseenesest, Ouija lauad ja isegi mööbel, mida peetakse paranormaalsega seotuks. Varem on külalised kogenud, kuidas uksed avanevad iseenesest ja esemed liiguvad äkitselt, just kui nähtamatu käsi neid liigutaks. Ja ühel korral teatas külastaja, et teda kriimustas miski, mida ta ei näinud. Nate ja Katie jaoks on need igapäevased kogemused, kuid paljud inimesed väldivad muuseumi nagu katku, kartes, et midagi võib neile külge jääda, enne kui nad hoonest lahkuvad. Muuseumi sees olevat energia sünge ja kui kõnealust valvekaamera salvestist uskuda, siis pole see sugugi üllatav. Ühel hommikul 2018. aastal, kui muuseum oli veel suletud, näisid ühte ruumi salvestanud valvekaamerad jäädvustavat paranormaalset tegevust selle toimumise hetkel. Tuuba on täidetud mitmete esemetega, nagu kirst, lapse söögitool ja pall, mis lebab põrandal. Kuid siis tõuseb pall äkitselt õhku, just kui vaim oleks selle üles tõstnud ja mõned inimesed on arvanud, et kummitus mängis sellega. Kas see ka tegelikult nii oli, jääb teadmata, kuid lõplikku seletust pole kunagi leitud. 18. Nga Turungai, mida kohalikud tunnevad lihtsalt kui Rungai, asub Kaduado maakonnas Keenias. Selle piirkonna kohalikud on palunud politseil alustada uurimist seal 2026 aasta veebruaris toime pandud kuritegude seeria kohta ning nad on andnud kahtlusalustest turvakaamera salvestised. Ühel salvestisel on näha, kuidas meeste grupp patrullib tänamatel, otsides järgmist ohvrit. Kui nad on välja valinud maja, kuhu nad tahavad sisse murda, toovad nad välja redeli ja toetavad selle maja piirdaja vastu. Seejärel hakkavad nad ükshaaval üle müüri ronima ja liiguvad omaniku hoovi, kus nad üritavad majja sisse pääseda. See on hirmuäratav videolõik, mis näitab, mis piirkonnas toimub ajal, kui elanikud rahulikult magavad.
Teine videolõik näitab meest, kes ronib paljaste käte ja jalgadega üle müüri. Suur saksa lambakoer haugub tema peale raevukalt, kuid mees jääb rahulikuks ja jätkab oma röövimistööd. Teises lõigus on röövli nägu kuni minani maskiga kaetud ja ta näib täiesti häirimatu sellest, et ta on kaamera ette jäänud. Kuna ühtegi meest pole tuvastatud, on tõenäoline, et need röövid jätkuvad seni, kuni nad suudetakse tabada ja oma kuritegude eest vastutusele võtta. Mõned majad olid sihikule võetud 2 järjestikusel ööl, jättes piirkonna elanikud väga ärevaks, sest neil pole aimugi, millal või kus vargad järgmisena löövad. Loodetakse, et turvakaamerate salvestised aitavad mõningaid kahtlusaluseid tuvastada ja et nad lõpuks tabatakse. 17. 2014 aastal elas 23-aastane Kiara Stubbs Birminghamis, Alabamas ja tal oli probleeme oma auto piduritega. Ta ütles oma vennale, et üks tuttav mees oli pakkunud talle abi ja küsis, kas vend saaks ta selle mehe töökohta viia. Kiara oli varem tema laste juukseid lõiganud, nii et ta tundis, et võib teda usaldada. Tema vend nõustus ja viis Kiara 5 Points Westi Boost Mobile'i poodi, kus mees töötas. Mees oli Kiarale öelnud, et annab talle raha pidurite parandamiseks. Aga siis võtsid asjad kummalise pöörde. Tema ja mees rääkisid paar minutit ning nagu poe väljas tehtud turvakaamera salvestiselt näha, läheneb Kiara seejärel lähedal pargitud burgundia punasele Chryslerile. Ta räägib juhiga paar sekundit ja kõnnib siis auto kõrvalistuja poole, enne kui sisse istub. Auto tagurdab ja lahkub ning Kiara on sellest ajast saadik kadunud olnud. 2025 aastal otsis politsei läbi ühe kinnisvara Terrace South Hill Ensley linnaosas pärast seda, kui oli väljastatud läbiotsimisluba. Kuid uurijad teatasid hiljem, et nad ei leidnud ühtegi uut tõendit. Lawrence Dudley, mees, keda nähti kaadritel autot juhtimas, tuvastati ja teda küsitleti. Kuid teda ei arreteeritud kunagi. Uurijad väitsid, et neil ei olnud piisavalt tõendeid, et kedagi Kiara kadumises süüdistada. Ja 16 aastat hiljem on tema saatus endiselt teadmata. Kõigil, kellel on tema juhtumi kohta uut teavet või kes saavad aidata politseil teda leida, palutakse võtta ühendust Birminghami politseiosakonnaga numbril 205 254 1782 või Crime Stoppersiga numbril 205 254 7777. 16. 2026 aastal möödub 15 aastat sellest, kui 20 aastast Luke Jolly Durocheed viimati nähti. Tema perekond loodab endiselt, et nad saavad ühel päeval vastuseid tema kadumise kohta ning on pakkunud suurt rahalist preemiat kõigile, kes annavad teavet, mis aitab tema juhtumi lahendamisele kaasa. Luke on pärit Temiskamingist Quebecis, Kanadas, kuid tema kadumine toimus North Bays, Ontarios. 4. märtsil 2011 oli ta õhtul väljas ning proovis umbes kell 23:54 külastada Cecile'i baari, mis asub Maine'i ja Wildi tänava nurgal. Kuid talle keelati sissepääs. Mõned allikad väidavad, et ta pöörati tagasi, kuna ta oli liiga joobes. Samas kui teised teatavad, et keeldumise põhjus on teadmata. Seejärel nähakse teda asutusest lahkumas ja esmalt vales suunas pööramas, enne kui ta oma vea märkab. Kui ta 2 päeva hiljem koju ei olnud naasnud, teatati temast kui kadunust ja alustati uurimist. Ta saatis sel õhtul kell 20:51 isale tekstisõnumi ja pärast seda pole tema telefoni enam kasutatud. Tema pangakontosid ei ole samuti puudutatud, kuid tema pangakaart leiti 15. märtsil Sherbrooki tänava 500 kvartalist ja anti politseile üle. Piirkonnas viidi läbi otsinguid, kuid tulemusteta ning Luka perekond pakub $50,000 suurust preemiat teabe eest, mis viib tema asukoha leidmiseni. Teda kirjandatakse kui pruuni juustega, pruuni silmadega, 5 jala ja 8 tolli pikkust ning tol ajal 150 naela kaaluvat meest. 2011 aastal olid tal ülemistel hammastel breketid ning uurijad teatasid, et nad otsivad iseloomulikku lillat vööd, mida Lukas tavaliselt kandis, kuid mida pole kunagi leitud. Kõiki, kellel on teavet Lukase juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust North Bay politseiosakonnaga numbril 705 49 75 555. 15.
Põhja-Iirimaa politsei on pöördunud avalikkuse poole abipalvega leida 39-aastane Natalie Gallagher, keda pole tema lähedased näinud alates 4. märtsist 2026, kui ta jäi turvakaamera salvestisele. Kaadrid salvestisest on nüüd avalikkusele kättesaadavaks tehtud, lootuses, et keegi tunneb Natalie ära ja annab politseile teada tema viimastest teadaolevatest asukohtadest. Salvestis tehti kaameraga Amelia tänaval Belfasti kesklinnas umbes kell 20:30. See näitab, kuidas Natalie liigub Keelani kodu suunas ning teda nähakse 2 mehe seltsis. Endiselt pole teada, kas need 2 meest on üles leitud ja üle kuulatud või kas nemad ja Natalie üksteist tundsid. Arvatakse, et ta kavatses sel päeval sõita Derrist Belfasti, kuid tema liikumised pärast turvakaamera salvestist on endiselt mõistatus. Allikad ei täpsusta, kas ta kavatses Belfasti sõita rongi, bussi või nende 2 mehe seltsis ning rohkem turvakaamera salvestisi pole leitud. Seetõttu on politsei palunud kõigil, kes nägid sel päeval Natalie endast teada anda, et tema viimased teadaolevad liikumised saaksid täpsustatud. Salvestisel on tal seljas valge särk, must mantel, mustad püksid ja mustad saapad. Politsei on öelnud, et nad tunnevad tema heaolu pärast iga päevaga üha rohkem muret ning nad on lubanud järgida kõiki vihjeid, mis avalikkuselt saadakse, et ta jõuaks turvaliselt oma pere juurde tagasi. Kui teil on sellist kasulikku teavet, palutakse teil helistada hädaabinumbrile 101 ja viidata viitenumbrile 1209 120 1905 03 26. Nelly Test. Courtney Lakes veetis oma lapsepõlve St. Lawrence'is Newfoundlandil ja kogu oma elu jooksul oli ta tuntud oma vabameelse loomuse poolest. Tema ja Jason Pike kohtusid teismelistena ning neil sündis hiljem ühine poeg. Seejärel kohtus ta mehega nimega Philip Smith ja kõigi sõnul oli see mürgine suhe. Pärast seda, kui ta teda ründas, teatati sellest politseile ja suhe lõppes sellega, kuid Smith keeldus seda aktsepteerimast. Ta saatis Courtney fotosid tema uuele poissõbrale ja temast teatati taas politseile. Courtney sai Smithi vastu rahulepingu, mis on sarnane lähenemiskeeluga ning Smith pidi 4 päeva viibima raviasutuses, kuna ta ei talunud seda uudist hästi. Ta üritas kohtus keeldu tühistada, kuid see ei õnnestunud. Seejärel rikkus ta keeldu, võttes Courtneyga ühendust 33 erineval korral 1 päeva jooksul, 5. juunil 2017. Seejärel arreteeriti ta pärast seda, kui ta sõitis tema perekonna kodust mööda. Ta arreteeriti ja talle esitati süüdistus kõigis tema vastu toime pandud kuritegudes ning talle öeldi, et ta ei tohi temaga enam ühendust võtta. 4 tundi pärast seda, kui ta kohtusaalist lahkus, kadus Courtney. Tema ja tema uus poissõber viisid ta poja ujumistundi, pärast mida viid sa koju. Algatati kadunud inimese juhtum ja Newfoundlandi kuninglik konstaabliteenistus alustas uurimist. Avalikkusele avaldati valvekaamera pildid bensiinijaamast, kust Courtney oli mõned asjad ostnud. Kuid keegi ei tulnud ühegi teabega välja. 27. juunil arreteeriti Smith, kui teda märgati baaris alkoholi joomas, mis oli talle keelatud. Tema maja otsiti läbi ja koguti mõningaid tõendeid. Kuid politsei keeldus ütlemast, mida nad sealt leidsid. 30. juunil teatati, et Courtney kadumises kahtlustatakse kuritegu ning juhtumi võttis üle raskete kuritegude osakond. 2. juulil leiti Courtneyle kuuluv ese Torbeimani tiigi juurest ning Smith tunnistas, et ta võttis ta peale tema kadumise päeval. Aastate jooksul on läbi otsitud veel mitmeid piirkondi, kuid Courtneyt pole kunagi leitud. Ja kuna Smith on nüüdseks surnud, viis ta tõenäoliselt kogu teadmise tema asukoha kohta endaga hauda. Kõik, kes saavad tema juhtumile lisainfot anda, peaksid võtma ühendust kuningliku Newfoundlandi politseiga numbril 7097 29 80 00 13. Mõnikord tundub, nagu oleks kadunud inimene lihtsalt eksistentsist välja astunud, et teda enam kunagi ei nähtaks. Just nagu juhtus 24-aastase Kyle Fleischmanni kadumise puhul, keda pole nähtud ega temast pole midagi kuulda olnud alates 9. novembrist 2007. Asja teeb veel hullemaks see, et tema vanemad on arvanud, et ta langes kuriteo ohvriks ning tema säilmed on maetud korterelamu alla, mis oli tema kadumise ajal ehitamisel. Kuid seda pole kunagi tõestatud ja see jääb vaid oletuseks.
2007. aasta novembris elas Kyle koos oma perega Charlotte'is, Põhja-Carolinas ja 9. novembril otsustas ta koos mõne sõbraga õhtul välja minna. Nad käisid vaatamas komöödiaetendust ja lõpetasid oma õhtu Buckhead Saloonis, kus turvakaamerad ta üles võtsid. Seejärel nähti teda turvakaamera salvestisel kõndimas College Streetil, suundumas 6. Streeti poole restorani Fuel Pizza lähedal. See oli viimane kord, kui teda nähti ja kuigi turvakaamera salvestistelt pärit kaadrid tehti avalikkusele kättesaadavaks, ei ole ükski usaldusväärne tunnistaja tema asukoha kohta uut teavet andnud. Ühes intervjuus uudiste väljaandega ütles juhtivdetektiiv, et politsei on Kyle'i juhtumi puhul nõutu, kuna nad pole saanud ühtegi uut vihjet ega leidnud ühtegi tõendit selle kohta, mis temaga juhtus. On oletatud, et ta oli röövi ohver ja et röövlid on tema kadumise eest vastutavad. Kuid ka seda pole suudetud tõestada. Kyle'i juhtum on endiselt avatud, kuid see on jäänud soiku tõendite puudumise tõttu. Kõik, kes saavad aidata politseid Kyle'i leidmisel, peaksid võtma ühendust Charlotte Mecklenburgi politseiosakonnaga numbril 704 336 4978. Kyle'i nama juhtuminumber on #MP2456. 12. 29-aastase Peggy Maguire'i kadumise juhtum on jätnud tema perekonna ja uurijad nõutuks. Sellest ajast alates on olemas turvakaamera salvestis, mis näitab võimalikku kahtlusalust, kuid teda pole kunagi tuvastatud ja Peggy on endiselt kadunud. 2015 aastal elas Peggy Eupholas, Oklahomas, kus talle meeldis veeta aega looduses, kalastada, telkida ja hoolitseda oma kitsede karja eest. Ta sattus vägivaldsesse suhtesse mehega nimega Thomas McIntosh ning hoolimata sellest, et ta sai tema vastu lähenemiskeelu, jäi ta peagi rasedaks ja nad jäid kokku. Nad kolisid Indianasse, et alustada uut elu, kuid McIntoshi vägivaldne käitumine ainult süvenes. Pärast seda, kui ta kägistas, otsustas ta kolida tagasi Oklahomasse, kus ta elas oma ema juures. Siiski suutis McIntosh ta taas ümber veenda ning kolis tagasi Oklahomasse, et olla tema ja nende pojaga koos. Pärast meditsiiniõppe lõpetamist sai ta töökoha Wellington Hillsi hooldekeskuses ja hakkas kohtuma mehega nimega Richard, samal ajal kui ta kavandas McIntoshi juurest põgenemiseks. 16. novembril 2015 lõpetas ta oma vahetuse, pärast mida viis ta oma poja kooli. Järgmiseks päevaks oli ta kadunud ja tema veok leiti tema maja lähedal asuva baari parklast. Valvekaamera salvestis näitas, kuidas keegi sõitis veoki parklasse ja jättis selle sinna. Kuid salvestis oli liiga udune, et kahtlusalust tuvastada. McIntosh on endiselt ainus kahtlusalune tema juhtumis, kuid tema süüd pole kunagi tõestatud ja Peggy juhtum on endiselt lahendamata. Tema leidmisele viiva teabe eest pakutakse $150,000 suurust preemiat ja kõik, kellel on sellist teavet, peaksid võtma ühendust McIntoshi maakonna šerifi bürooga numbril 918 689 2526 või Oklahoma osariigi uurimisbürooga numbril 918 423 667211. Leiti mitu turvakaamera salvestist, mis näitavad viimaseid teadolevaid liikumisi 18-aastasest Theo Hiasist, kes on kadunud alates 39. maist 2019. Kuid sellest hoolimata pole teda kunagi leitud. Theo, kes oli pärit Belgiast, reisis 2018. aastal Austraalias seljakotirändurina ning vahetult enne oma kadumist 31. mail järgmisel aastal jäi ta turvakaamera lindile Cheeky Monkey sööklubis Uus-Lõuna-Walesis. 6. juunil võttis tema perekond ühendust Austraalia politseiga, kui nad ei suutnud temaga ühendust saada ning ta kuulutati kadunuks. Tema isiklikud asjad leiti tema hosteli toast ning tema mobiiltelefon näitas, et see oli viimati aktiivne Cape Ironi piirkonnas. Tema nokkamüts leiti hiljem Tallow Beachilt ning Google'i andmed tema telefonist näitasid, et ta oli pärast baarist väljaviskamist liigse joobe tõttu valesti pööranud. Ta otsis oma telefonist mitu korda juhiseid, kuid eksis aina rohkem ära, kõndides saadud andmetele vastupidises suunas. Lõpuks sattus ta tihedasse võsasse, jooksis vahepeal ja kaotas oma nokkamütsi, kui rajalt kõrvale kaldus. Tema telefon lülitati välja kell 1:02 öösel.
ja teda pole enam kunagi nähtud. otsingud pole tulemusi andnud ja igaühele, kes aitab tema juhtumi lahendada, on välja pandud $500,000 suurune preemia. Kui teil on lisateavet Teo juhtumi kohta, võtke palun ühendust Byron Bay politseiosakonnaga numbril 026 85 949. 10:30. 2-aastane Chad Gibson kadus ootamatult 19. detsembril 2015. Alguses loodeti, et turvakaamera salvestised Central Pubist New Newquays Cornwallis Inglismaal annavad piisavalt tõendeid tema leidmiseks, kuid see ei osutunud tõeks. Tema perekond väitis, et ta lahkus kodust umbes kell 10:30 või 3:00 varahommikul. Tema kadumise päeval ning turvakaamera salvestised näitavad teda kõndimas mööda Franki ja Benny restoranist East Streetil, suundudes Trinity Streeti poole kell 17:10. Need pildid näitavad tema viimaseid teadaolevaid liikumisi ning teda pole enam kunagi nähtud. Politsei on teatanud, et nad soovivad väga rääkida 2 mehega, keda nähti koos temaga salvestisel umbes kell 17:10. Kuigi neid pole kahtlusalustena nimetatud, kuna nad naasid hiljem baari, enne kui Chad lahkus üksi umbes kell 18:00. Hiljem selgus, et Chad sattus vahetult enne baari lahkumist konflikti ühe meestegrupiga ning nad tegid temast foto. Kaadris olnud 2 meest tuvastati lõpuks ning nad välistati kahtlusalustena. Kuna rohkem vihjeid ega tõendeid pole kunagi leitud, on Devoni ja Cornwalli politsei palunud kõigil, kellel on teavet Chadi juhtumi kohta, võtta ühendust võimudega, helistades hädaabinumbril 101. 18. märtsil 1990 suutsid 2 meest murda sisse Isabella Stewart Gardneri muuseumisse Bostonis ja sooritasid kõige kallima muuseumiröövi, mis kunagi on registreeritud. Nad põgenesid 12 meistriteosega, sealhulgas 3 Rembrandti maaliga ja 5 Edgar Degasi loodud teosega. Puuduvate teoste väärtuseks hinnati umbes $500 miljonit ning igaühele, kes aitaks politseil kahtlusaluseid tuvastada või varastatud maalid üles leida, pakuti $5 miljoni suurust preemiat. Vaatamata sellele suurele preemiale ei ole kedagi kunagi arreteeritud ega ole ühtegi maali leitud. Kummalisel kombel avaldati muuseumi valvekaamerate salvestis, mis näitab 2 röövlit päev enne röövi muuseumis avalikkusele alles 2015 aastal, 25 aastat pärast sündmust. Loodetakse, et keegi tunneb kurjategijad ära ja võtab politseiga ühendust, et politsei saaks nad lõpuks vahi alla võtta. Salvestisel on näha ka punast luukpära, mida arvatavasti kasutati põgenemisautona ning võimud on palunud kõigil, kes seda autot tunnevad, endast teada anda. Turvatöötaja sõnul, kes tol ööl valves oli, saabusid 2 meest politseinikeks riietatuna ja väitsid, et reageerivad muuseumis toimunud vahejuhtumi teatele. Ta lasi nad hoonesse sisse, teadmata, et vähem kui 24 tunni pärast varastavad nad miljoneid dollareid väärt kunsti. Nad ei näidanud kunagi ühtegi relva ja politseid teavitati röövist alles pärast selle toimepanemist, mis andis röövlitele piisavalt aega põgenemiseks. Ühtegi kahtlusalust pole kunagi nimetatud ja see jääb kogu ajaloo suurimaks muuseumirööviks. 8. 2016 aastal avaldasid Uus-Meremaa Aucklandi Avondale'i politseinikud turvakaamera salvestised mitmest kahtlusalusest, kes panid piirkonnas toime pangarööve. Kuid hoolimata sellest, et salvestis oli väga selge, pole neid kunagi tuvastatud. Kõnealused 2 röövi pandi toime 4 kuu vahega samas pangas. Esimene rööv toimus selle aasta 11. detsembril, kui esimene röövel ründas West Force'i krediidiühistut Great North Roadil ning selle ajal viibis hoones mitu inimest. Nad tegid kõik endast oleneva, et meest politseile kirjeldada, kuid ta hoidis oma nägu riiete varjus ja teda ei õnnestunud tuvastada. Siiski märgati, et tal olid näol plaastrid ja käsi oli lingus. Tunnistajad teatasid ka, et ta kandis päikeseprille, et oma isikut varjata. Ta kasutas lingut, et oma tulirelva varjata, mille ta võttis välja pärast seda, kui oli lähenenud kassapidajale. Ja pärast seda, kui ta oli kogu raha kokku kogunud, põgenes ta jalgsi. 4 kuud hiljem rööviti sama pank uuesti. 12. aprillil lähenes mees, kelle nägu oli bandaanaga kaetud, sama meetodeid kasutades kassapidajale, relv käes. All olid samuti päikeseprillid ees, kuid pole teada, kas tegemist oli sama mehe või teise röövliga.
Pärast hoonest põgenemist nähti teda jooksmas mööda sissesõiduteed, mis asub panga kõrval, kuid teda ei õnnestunud tabada. Mõlemad röövid pandi toime vähem kui minutiga ning politsei on oletanud, et juhtumid võivad olla omavahel seotud, kuigi pole teada, kas samad röövlid tegid mõlemad kuriteod. Kui tunnete selles videos olevaid mehi ära, palutakse teil võtta ühendust Avondale'i kriminaaluurimisosakonnaga numbril 09 213 84 487. Tänu internetis levivatele kuulujuttudele. 31-aastase Caleb Barretti kadumise kohta, kes kadus Kanadas Alberta osariigis Edmontonis 39. mail 2026, on levitatud palju valeinfot. Mõned allikad väitsid ekslikult, et ta on surnuna leitud. Kuid Edmonton Police Service'i igapäevaste uuenduste kohaselt otsivad nad teda endiselt aktiivselt. Pole teada, kust need põhjendamata teated pärinevad, kuid tuleb märkida, et need ei vasta tõele. Calebit nähti viimati turvakaamera salvestisel, kui ta kõndis Danagor Close'i piirkonnas umbes kell 18:45. Ja see näitab, kuidas ta samal ajal oma telefoni vaatab. Politsei on palunud piirkonna elanikel oma turvakaamera salvestised üle vaadata, juhuks kui need salvestasid sel päeval Calebi. Ja loodetakse, et tema liikumine pärast seda viimast märkamist viib tema asukoha leidmiseni. Tema perekond on öelnud, et ta hoiab nendega alati ühendust ja seetõttu on tema kadumine väga ebatavaline. See on tekitanud muret, et temaga juhtus sel päeval midagi halba, kuid kuritegu praegu ei kahtlustata. Kaadritel on Caleb riietatud tumedasse kapuutsiga jopesse, hakivärvi pükstesse, musta nokkmütsi ja mustadesse kingadesse. Teda kirjeldatakse kui pruuni juustega ja pähkelpruunide silmadega ning ta on 5 jalga 9 tolli pikk. Teda võib ära tunda ka kella tätoveeringu järgi paremal käsivarrel ja leegi tätoveeringu järgi paremal triitsepsil. Pole teada, millised olid tema plaanid enne kadumist. Seetõttu ei tea keegi, mis suunas ta liikus pärast seda, kui teda viimati kaamerasalvestisel nähti. Kõik, kellel on salvestisi Calebist või lisateavet tema juhtumi kohta, peaksid võtma ühendust Edmonton politseiga numbril 780 423 4567. Nad võivad ka mobiiltelefonilt valida Trell 37. 6 turvakaamera salvestist avaldati pärast 47-aastase Joe Warreni kadumist, kes ei tulnud sel aastal 25. juulil koju ja keda pole sellest ajast saadik nähtud. Sel ajal elas Joe Inglismaal Ida-Londoni Hackney linnaosas koos oma õe Rosiga, kes on sellest ajast alates korduvalt avalikkusele teavet palunud. Nad olid koos elanud üle 10 aasta ning Rosi rääkis ühele meediakanalile, et tema venda nähti viimati sel aastal 25. juulil umbes kell 9:30 hommikul Marshgate'i silla lähedal Hackney soodes. Hiljem uurijate poolt hangitud turvakaamera salvestisel on näha, kuidas Joe väljub Marshgate'i silla juures asuvast kõrvalhoonest ning tundub täiesti rahulik, kui ta kaamera eest möödub. Jääb endiselt saladuseks, kuhu ta pärast seda kõndis ning seetõttu ei õnnestunud politseil teda leida. Näed pole samuti öelnud, kas nad kahtlustavad Joe juhtumis kuritegu ning tema perekond on vastustest meeleheitel. Mitmeid Ida-Londoni piirkondi otsiti läbi ja piirkonna elanikke küsitleti, juhuks kui keegi oleks pärast sellel videosalvestisel nähtud Joe'd märganud, kuid rohkem vihjeid pole kunagi saadud ning tema saatus on endiselt teadmata. Tema perekond on mitmes piirkonnas jaganud lendlehti, et juhtumile tähelepanu pöörata, kuid keegi pole tulnud välja ühegi lisainfoga. Lisaks viidi läbi otsinguid Eppingi metsas, kuid need ei andnud tulemusi. Joe õde ütleb, et tal on lühikesed pruunid juuksed, mis pealaelt hõrenevad. Ta on 6 jalga ja 3 tolli pikk ning saleda kehaehitusega. Kaadritel kannab ta kamuflaažõpet, rohelisi pükse ja musti-valgete taldadega tosse. Kui olete märganud Joe'd või teate, kus ta võiks olla, helistage palun hädaabinumbrile 101 ja andke vihje viidates juhtumi numbrile 23 MIS 025447. 5. Umbes kell 6:00 hommikul 2026 aasta 9. mail elas üks mees rongis, mis väljus Londoni Stockwellist läbi õõvastava katsumuse, millele pole siiani lahendust leitud. Ta rääkis politseile, et tema juurde tulid 2 meest, kellel olid ilmselgelt pahatahtlikud kavatsused. Üks meestest haaras ootamatult mehe kotti, mille ta oli asetanud enda kõrvale istmele.
kuid mees haaras selle kohe tagasi, kuna kotis olid tema isiklikud asjad. 2 röövlit ei suhtunud sellesse hästi ja ründasid teda klaaspudelitega. Kaklus kandus edasi Londoni Victoria jaama platvormile ning 2 ründajat olid sunnitud põgenema, kuna hakkas kogunema suur rahvahulk. Ohver viidi lähedal asuvasse haiglasse, kus teda raviti vigastuste tõttu, mille hulka kuulusid lõualuu murd ja lõikehaavad peas. Valvekaamerad jäädvustasid 2 röövlit jaamast lahkumas ning pildid on avalikkusele kättesaadavaks tehtud juhuks, kui keegi tunneb ära mõne neist 2 mehest. Üks on riietatud rohelisse dressikomplekti ja teine kannab musta kapuutsiga pusa, musti teksaseid ja musti saapaid. Valvkaamerate pildid on avalikustatud ka eraldi juhtumi kohta, mis toimus Oxford Circuse metroojaamas 8. märtsil 2026. Umbes kell 15.15 samal päeval üritasid 2 meest ühelt mehelt telefon haarata, kui ta rongilt maha astus. 2 Briti transpordiametnikku olid juhtunu tunnistajaks ja astusid 2 mehele vastu. Kuid neid rünnati ja süüdlased pääsesid puhtalt minema. Turvakaamerate salvestised, mis näitavad nende nägusid, on avalikustatud ja eeldatakse, et nad võetakse peagi vahi alla. Kõiki, kellel on teavet nende kuritegude kohta, palutakse helistada kuritegude vihje telefonile numbril 080 055 51111. 2026 aasta 9. juunil esitas Frodshami politsei, mis asub Chelsea's Inglismaal, avaliku pöördumise teabe saamiseks 71-aastase Peter Conway kadumise kohta, kelle pere tunneb tema heaolu pärast üha suuremat muret. Arvatakse, et kadumise päeval kõndis Peter Erredale Drive'i piirkonnast Frodshami Sutton Weaveri suunas. Kui ta tol õhtul koju ei naasnud, muutus tema pere murelikuks ja võttis ühendust politseiga. Arvatakse, et ta oli kadumise hetkel endiselt jalgsi. Kuid tema kadumisega seotud asjaolud on endiselt mõistatus. Midagi pole leitud, mis viitaks sellele, mis suunas ta pärast turvakaamerate poolt märkamist kõndis ning seetõttu on politsei palunud kõigil, kes nägid Peterit sel päeval, nendega ühendust võtta. Kui neil õnnestub kinnitada tema viibimist mõnes teises piirkonnas hiljem samal päeval, võivad nad suuta koostada tema liikumiste ajajoone sel päeval ning loodetakse, et see viib Peteri leidmiseni ja tema koju toomiseni pere juurde. Tema pere on samuti otse temaga ühendust võtnud, paludes tal nendega ühendust võtta ja teada anda, et temaga on kõik korras. Kui see nii on, ta kannab halli T-särki, musta puhvis jope, siniseid dressipükse, jalutusjalatseid ja tal on seljas seljakott. Kõigil, kes on näinud Peterit, palutakse võtta ühendust Cheshire'i politseiga numbril 101, viidates juhtumi viitenumbrile IML 2 346 179. Kahtlusalune on arreteeritud 24-aastase Alicia Apostolov-Poharini kadumise juhtumis, kes kadus Inglismaal Durhamist 2022 aasta jaanuaris. Kuid teda pole kunagi leitud. Sel ajal elas ta Ashton-under-Lynes, Tamesides, Suur-Manchesteris ja selle aasta 14. jaanuaril võttis ta peale mees, kes sõitis kuldse värvi Volkswagen Passatiga. Seejärel nähti teda Asta supermarketis turvakaamera salvestisel koos mehega, keda arvatakse olevat nimetatud autojuht. Salvestisel on näha, kuidas ta vaatab mitmeid esemeid poe riiulitel, hoides käes rohelist ostukorvi. Mehe nägu oli kaetud mütsi ja kirurgilise maskiga. Seetõttu ei olnud võimalik teda tuvastada, kuna tema nägu polnud kunagi selgelt näha. Paar kasutas Alicia pangakaardi ostude eest tasumiseks ja neid nähti seejärel lahkumas. Tunnistajad tulid välja ja teatasid, et teda nähti seejärel samas autos, kui seda sõideti Glossopist Derbyshire'is Chapel on le Frithi suunas. Ta kuulutati kadunuks pärast seda, kui ta ei võtnud oma perega ühendust ja uurimise käigus muutis politsei tema juhtumi mõrva uurimiseks, kuigi Aliciat ei olnud leitud. 2022 aasta märtsis arreteeriti mees nimega David Alex Taylor, kuid ta vabastati kautsjoni vastu. Ta võeti uuesti vahi alla alles 2024. aasta märtsis ja praegu ootab ta endiselt kohtuprotsessi. Ta on end süüdi mitte tunnistanud, kuid talle on esitatud ka süüdistus politseiniku ründamises, kui ta 2024. aastal Franklandi vanglas vangistuses viibis.
Kõik, kellel on lisateavet Alicia juhtumi kohta, näiteks täiendavaid turvakaamera salvestisi sellest päevast, peaksid võtma politseiga ühendust, helistades numbril 101. Kõik saadud vihjed võetakse menetlusse. 41-aastast Sarm Heslopit, kes on pärit Southamptonist, Inglismaalt, jäi kadunuks 2021 aasta märtsis, kui ta viibis katamaraanil Siren Song, kus tema ja tema poissõber Ryan Payne töötasid kokkadena. Tema kadumise ajal oli katamaraan sõitnud Neitsi saartele ning 7. märtsil nähti neid õhtust söömas St Johni saarel. COVID-19 piirangute tõttu pidid nad olema katamaraanil tagasi hiljemalt kell 22, kuid Ryani sõnul jõudsid nad sinna tagasi palju varem. Ta ütles politseile, et Sarm magas juba kell 22. Ja kui ta kontrollis teda uuesti kell 2:30 öösel, polnud teda enam seal. Ta teevitas politseid, kes käskisid tal võtta ühendust rannavalvega, kuid ta tegi seda alles samal päeval kell 11:45. See tähendas, et Sarmi kadumisest oli möödunud 9 tundi, mis tekitas Sarmi perekonnas kahtlusi. Kummalisel kombel ei otsitud katamaraani kunagi läbi, kuigi politsei tuli mingil hetkel pardale. 9 päeva hiljem võttis St Johni mees politseiga ühendust, et teatada, et ta oli kuulnud karjed piirkonnast, kus katamaraan Sarmi kadumise ööl oli sildunud. Ja FBI sekkus. Seejärel avaldati turvakaamera salvestis, mis näitas paari restoranist lahkumas ja tema perekond juhtis tähelepanu sellele, et videos on tal seljas teistsugused riided kui need, mida viimati teda näinud tunnistajad kirjeldasid. Sarmi juhtumis pole kunagi kedagi kahtlusalusena nimetatud, kuid paljud inimesed arvavad, et Ryan teab rohkem, kui ta välja näitab. See on tingitud suurtest ajavahedest tema kadumise ja Ryani rannavalvele tehtud teate vahel. Rjani pole kunagi ametlikult politsei poolt üle kuulatud ja endiselt pole selge, kas ta on tema kadumise eest vastutav. Kõigil, kes saavad anda lisainfot Sarmi juhtumi kohta, palutakse helistada Crime Stoppers USV numbril 800 200 22 8477. Esiteks on Edmontoni politsei avaldanud ajajoone sellest, mis on teada 24-aastase Nathanas Moraste kadumise kohta. Ta on Peter Ballantyne Cree Nationi liige, mis asub Prince Alberti linnas Põhja-Saskatchewani piirkonnas. Tema kadumise ajal 9. mail 2025 külastas ta sõpru Edmontonis ning oli sinna reisinud koos mitme teise sõbraga. Nathanas jäi turvakaamera lindile 5. mail samal aastal, kui ta lahkus Continental Innist umbes kell 1:30 öösel. Ta lahkus oma autoga Hyundai Tucsoniga, mis nähti 8 minutit hiljem tagasi võõraste majja saabumas. Ta lahkus uuesti kell 2:37 öösel. Ja teda nähti siis 7-Elevenis aadressil 156 tänav ja 107 avenüü, kus ta lahkus kell 2:55 öösel. Arvatakse, et ta sõitis seejärel läbi Edmonton, Sherwood Parki, Bucklandi, Nordegi ja Lake Louise'i piirkondade ning 6. mail märgati tema autot Briti Columbias sõitmas. Järgmisel päeval märgati seda parvlaeval, mis sõitis Nanaimosse ja 10. mail sõideti sellega tagasi Edmontonisse. 12. mail nähti seda Lloydminsteris ja 3 päeva hiljem leiti see hüljatuna ja ülevärvituna James Smith Cree Nationi alal Saskatchewanis. Sõiduki ümbritsev ala otsiti läbi, kuid Nathanasi jälgi ei leitud. Ta ei ole oma perega ühendust võtnud alates sellest ajast. Kõik, kes teavad Nathanasi kohta midagi või saavad anda täiendavat teavet tema juhtumi uurimiseks, peaksid võtma ühendust Edmontoni politseiga numbril 780 423 4567.